See on minu ema Taimi. Ta on 65-aastane ja ta on viimased 10 aastat käinud 3 korda nädalas jõusaalis. Kas jõutreening on lihtsalt nišispordiala, mida mõnedele inimestele meeldib teha või selles on peidus midagi, mis on ülimalt väärtuslik igale inimesele? Proovime sellele küsimusele vastata ning vaatame, milliseid tõendeid me leiame. Tõend number 1 on olemas selline asi nagu sarkopeenia ja dünapeenia ning me liigume vananedes nende suunas. See tähendab, et inimene kaotab vananedes nii lihasmassi kui ka jõudu ja neid mõlemaid on lõpuks nii vähe, et see mõjutab negatiivselt meie tervelt elatud aastate arvu. Sellised autorid nagu Gabriel Leon ja Peter Attia mõlemad viitavad oma raamatutes langustempole umbes 1% lihasmassi ja 2–3% lihasjõu kadu aastas inaktiivsel inimesel. Precision Nutrition toitumisnõustaja kursuse materjal viitab statistikale, mille raames rasva vaba mass, sealhulgas lihasmass, langeb alates 25. eluaastast keskmiselt 2,25 kilogrammi iga 10 aasta tagant. See tähendab, et inimene kaotab 9 kilogrammi rasvavaba massi 65. eluaastaks. See ei ütle võib-olla numbrites palju, aga see on ebareaalselt suur kadu suhtes inimese teiste kehakudedega ja seda eriti, kui võtame arvesse, et need keskmised inimesed enamasti ei alusta langemist suure treenituse pealt, vaid keskmine inimene alustab langemist enamasti madala treenituse ja lihasmassi pealt. Mis on väga efektiivne lihasmassi säilitamiseks ja tõstmiseks? Jõutreening. Tõend number 2. Esineb selline asi nagu osteopeenia ja osteoporoos ning me liigume vananedes nende suunas. See tähendab, et inimene kaotab vananedes luu mineraaltihedust ja see viib välja luu hõrenemiseni. Ehk me oleme siis küllaltki haprad ja võime ennast kergemini murdma hakata. Umbkaudu vanuse vahemikus 20–30 jõuab inimene enda luumassi tippu. Sealt edasi algab langus. Tipp, kuhu sa jõuad, on madalamal ning järgnev vanusest tulenev langus on kaugemale alla, kui inimene ei ole kehaliselt olnud aktiivne ja ei ole regulaarselt treeninud. Huvitav, milline treeningvorm on hea luu mineraaltiheduse säilitaja ja tõstja? Jõutreening. Tõend number 3. Inimesed räägivad sellisest asjast nagu ainevahetuse aeglustumine vananedes. Ehk noorena sain süüa, mida tahtsin ja nüüd lähen paksuks juba sellest, kui vaatan vale toitu. Selles väites on gramm tõde sees, ehk siis alates 25. eluaastast keskmise inimese puhkeleku energiakulu hakkab langema umbes 2–4% iga 10 aasta tagant. Aga viidates 2 eelnevale allikale julgen väita, et see langus pärineb dominantselt seosest rasva vaba massi langusega. 2,25 kilogrammi iga 10 aasta tagant või 1% lihasmassi kadu aastas inaktiivsel inimesel. Ehk kui me sellisel määral ei kärbuks iga aasta, siis ka meie päevane energiakulu säiliks vananedes paremini. Mis on väga efektiivne rasvavaba massi säilitamiseks ja tõstmiseks ning seeläbi sinu energiakulu säilitamiseks vananedes ja kookide söömise jätkamiseks? Ma tean. Jõutreening. Tõend number 4. Lihasmassi vähesus, jõu vähesus, luutiheduse vähesus, kombinatsioonis rasvamassi osakaalu suurenemisega kehamassis vähendab inimese liikumisvõimet vananedes, mis omakorda vähendab soovi inimesel liikuda ja trenni teha. Mis paneb sind vananedes ka alateadlikult veel vähem liikuma ja treenima, sest sulle ei meeldi liikuda ja treenida, sest ilgelt raske on liikuda ja treenida, sest aina raskemaks läheb, mida vanemaks sa muutud. See on nõiaring kehalisse hääbumisse ja tere tulemast krooniliste haiguste riski suurenemine. Peoks. Mis aitab efektiivselt lihasmassi säilitada ja tõsta? Lihasjõudu säilitada ja tõsta, luutihedust säilitada ja tõsta ja rasvamassi osakaalu kehamassis kontrolli all hoida ning seeläbi liikumisvõimet vananedes säilitada selliselt, et sulle ka meeldib ringi möllata oma lasterastega, sest sa ka jaksad ringi möllata oma lasterastega.
Jõutreening. Tihti, kui ma inimestele need 4 tõendit esitlen, siis võib kuulda 2 vastuväidet kohe praegu jõutreeningutega alustamisele. Vastuväide number 1. Ma olen noor. Kui ma hakkan vanaks jääma, probleemid ilmnevad, küll ma hakkan pihta. Mida mina vastaksin selle peale? Esiteks, alustades treenimisega kohe tõstad sa olemasolevate võimete taset. Pidurdad sa tulevikus languse tempot ning isegi kui sa tulevikus langed, mida me kõik nagunii teeme, siis sa alustad kukkumist kõrgemalt ja sa ei jõua vananedes nii madalale kui ilma treenimiseta. Teiseks, kui sa tunned, et praegu noorena on ebamugav sul enda harjumusi paremuse suunas muuta, siis miks sa arvad, et vana ja elatanuna ning aastakümnete jooksul kivisse raiutud käitumisharjumustega on sul lihtsam paremuse suunas muutuda? Pigem võib olla vastupidi, siis on sul veel keerulisem alustada uute heade harjumustega. Pigem alusta kohe, kui on kergem alustada ja hoia seda harjumust terve elu ning ole heas vormis terve elu. Vastuväide number 2, mida ma tihti kuulen, ma olen liiga vana, et alustada. Ainult noored käivad jõusaalis ning vanematele inimestele see ei sobi või on ohtlik. Ma vastaksin, et inimene ei ole kunagi liiga vana, et alustada uue hea harjumusega. Ma vastaksin, et jõusaal ei ole piiritletud panuse poolt. Viisaka kultuuriga klubis vaatavad nooremad treenijaid, vanemaid hoopis austusega. Respekt vana. Ja lisaks veel, jõutreening sobib igale eale ning võib ohtlik olla ainult siis, kui seda valesti rakendada. Selle jaoks ongi olemas treenerid, kes oskavad õpetada ohutut ja efektiivset treenimist iga inimese lähtekohta ja sihtkohta arvesse võttes. Me jõuame ringiga lõppu välja ehk vastame küsimusele, kas jõutreening on lihtsalt niši spordiala, mida mõnedele inimestele meeldib teha või selles on peidus midagi, mis on ülimalt väärtuslik igale inimesele. Mina arvan ja ma usun, et see on ülimalt väärtuslik igale inimesele ning et iga eestlane võiks iga nädal mingil kujul jõuharjutusi sooritada. Kas siis kodus, jõusaalis, välijõusaalis või kus iganes. Sinu keha tänab sind ja sa saad olla enda jaoks oluliste inimeste jaoks kauem olemas ja teha seda parema tervisega.